Terav diplomaatiline kriis on tekkimas Iisraeli ja ÜRO vahel ning see keskendub ühele viimase aja kõige plahvatusohtlikumale süüdistusele. Iisraeli suursaadik ÜRO juures Danny Danon on raevunud, öeldes, et ÜRO on lisanud Iisraeli oma konfliktidega seotud seksuaalvägivalla raporti nimekirja koos Hamasi ja ISISega. Ja selle tulemusena peatab Iisrael väidetavat koostöö ÜRO peasekretäri Antonio Guterresega. Iisraeli ÜRO suursaadik Danny Danon ütleb, et see samm on poliitiline ja faktidest eemaldunud. Ta väidab, et riiki on valesti paigutatud samasse gruppi terroriorganisatsioonidega. Ja see on vastuoluline teema, mis järgneb varasemale ÜRO raportile, mis leidis, et Hamas vastutab süstemaatilise seksuaalvägivalla eest 7. oktoobri rünnakute ajal. Iisrael ütleb, et selline võrdlus on äärmiselt solvav ja vastuvõetamatu. Meiega liitub nüüd suursaadik Danny Danon ise, Iisraeli suursaadik ÜRO juures. Teate, suursaadik Iisrael on väidetavalt külmutanud koostöö ÜRO peasekretäriga. Need on teated, mida oleme näinud. Me nägime ilmselgelt teie väga tuliseid sõnumeid, mida te internetis postitasite. Mida see tegelikult praktilises mõttes tähendab ja kas te saate seda meile kinnitada? Absoluutselt. Teate, me oleme harjunud ÜRO silmakirjalikkusega. Aga see, mis täna juhtus, on kujutusvõime piiridest väljas. Panna meid, meie sõdureid, minu poega, minu tütart, samasse nimekirja Hamasi terroristidega, kes panid toime 7. oktoobri kohutava kuriteo. On olemas piir ja me otsustasime, et aitab küll. Teate, peaaegu aasta aega töötasime ÜRO ametnikega, me tõestasime neile, et need süüdistused on kallutatud. Nende süüdistuste toetuseks polnud mitte midagi. Ja hoolimata sellest ignoreeris peasekretär fakte ning pani Iisraeli musta nimekirja, asetades meid samale nimekirjale Hamasi terroristide ja ISISega. See on midagi, mida me ei saa aksepteerida. Me otsustasime, et me ei jätka koostööd peasekretär Guterresega. Ta lahkub väga varsti. Meil saab olema uus peasekretär. Järgmiste kuude jooksul teeme koostööd ÜRO-ga, kuid me ei tee koostööd Guterresega. ÜRO ei ole seda nimekirja veel ametlikult kinnitanud. Millel need Iisraeli väited siis põhinevad? Ja teate ju muidugi, miks reageerida selles etapis nii jõuliselt enne, kui ÜRO-lt vastus saadakse. Ja mina ei mängi mänge. Olen väga otsekohene. Sain täna telefonikõne peasekretäri kabineti ülemalt. Ta ütles mulle ametlikult, et Iisrael ja meie julgeolekuteenistused lisatakse nimekirja. Ja siis ma küsisin temalt, kas teil on tõendeid? Miks te ei andnud meile nimesid ega süüdistusi? No oleksime saanud neid tegelikult kontrollida või tõestada, et teil pole õigus. Tal polnud vastust. Nii et see on ametlik peasekretäri avaldus. Ma arvan, et avalikult tuleb see välja järgmise paari päeva jooksul, aga me saime sõnumi peasekretärilt ja sellepärast reageerisimegi nüüd. Õige. Teate, ma tahaksin natuke rohkem rääkida sellest, mida tähendab praktiliselt Antonio Guterresega suhete katkestamine. Ilmselgelt, nagu te ütlesite, ei jääda oma ametikohale igaveseks. On kriitikuid, kes väidavad, et Iisrael õõnestab lõpuks iseennast, kui katkestab suhted selliste rahvusvaheliste institutsioonidega nagu ÜRO. Aga mida see tähendaks järgmiste kuude jooksul? Kas Iisrael katkestab ÜRO-ga suhted täielikult? Lubage mul nüüd selgitada. Me ei jääne ÜRO-sse. Me teeme koostööd ÜRO organitega, kuid me ei räägi peasekretär Guterresega. Seda, mida ta täna tegi, ei saa me eirata. Teate, me kõik mäletame 7. oktoobril toimunud Hamasi jõhkrust, mida nad tegid tüdrukutele ja naistele sel kohutaval päeval. Ja nüüd süüdistada Iisraeli selles lihtsalt sellepärast, et meedias oli mõni raport või New York Times avaldas selle kohta põhjendamata artikli, seda me ei saa aksepteerida. Ja ma arvan, et me tõmbame piiri ja ütleme peasekretärile, et ta tahab olla kindel, et jätab endast maha Iisraeli vastase pärandi. Seega ei tohiks ta oodata meilt mingit hüvasti jättu. Suursaadik USA on nüüd taas kehtestanud sanktsioonid ÜRO eriraportööri Francesca Albanese suhtes vaid mõned päevad pärast nende lühiajalist tühistamist kohtuotsuse tõttu. Kriitikud ütlevad, et teda rünnatakse eelkõige tema Iisraeli kriitika tõttu. Iisraeli vaatenurgast, kas te arvate, et see samm tugevdab seisukohta, et rahvusvahelised õigustegelased liiguvad järelevalvest poliitilise aktivismi suunas? Ja kas te arvate, et see oli õige samm? Absoluutselt, ma toetan USA otsust.
ma arvan, et ta peaksid tema suhtes rohkem sanktsioone kehtestama. Kui ta levitab valesid ja vihkamist Iisraeli või USA vastu, kui ta võrdleb meie vapraid sõdureid natsidega või võrdleb president Trumpi Hitleriga, siis ei peaks teda Ameerika Ühendriikidesse lubama. Ja on täiesti õigustatud talle öelda, et aitab küll. Sa võid need valesid levitada mujal, aga mitte USA ülikoolides. Ma arvan, et see on sekretär Rubio tugev otsus. Ma ütlesin talle seda ja loodan, et me näeme rohkem sanktsioone Albanese vastu. Hästi, suursaadik Danny Danone, aitäh, et liitusite meiega New Yorgist ja andsite selle loo kohta rohkem taustainfot. Me jääme ootama, kuidas ÜRO reageerib. Suur tänu!